Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest osueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänases osas on meil külas armas Heli Metsala. Tere! Meie emme tuli taas kord külla. Rõõmuga. Heli, kuidas sul on see nädal läinud? Oi, väga toredasti, väga aktiivselt. Seda nädalat on küll olnud ainult natukene. Aga kuna ta on selle eelmise nädala otsas, siis seal on nii palju nii toredaid sündmusi, kodust väljas käimisi, kodus istumisi koos Jumalaga ja selle jagamist ja nii, et mul on olnud tore aeg. Väga hea kuulda. Tänases osas me tahtsime rääkida sinuga sellisel teemal nagu andestamine. Just, et kuidagi oli südames rääkida sellest andestusest ja andestamisest täpselt. Nii et ma küsiks sult esimese küsimuse kohe tegelikult. Mida tähendab sinu jaoks andestamine? Ja see on tõesti väga tähtis teema ja hea küsimus, aga kui ma nüüd üritan andestamist defineerida, esimese mõttena ma mõtleksin, et see on üks armastuse osa. Ta kindlasti käib armastuse juurde, ta ei ole tunne, kuigi temaga kaasas, vist ei ole õige öelda temaga, sellega kaasas oleks õigem, käivad tunded. See on kindlasti otsus, hoiak, lausa eluhoiak, püüdlus, viis, kuidas asju teha, kuidas suhtes olla, suhetes olla. Ja kuna see puudutab meie kõigi, absoluutselt meie kõigi elusid, ja ma julgeksin öelda kõiki suhteid ka, siis tähendab, kui kuulaja vähegi on kristlane, tema suhtumist, suhet Jumalaga, aga isegi kui Jumalat ei tunne, siis suhetes kõigi inimestega igal juhul peab olema sees andestus. Ja pluss veel kolmandaks, iseendale tuleb ka andestada. Ja isegi ma sattusin vaatama netist, enesekaastunne on üks raamat värskelt välja antud. See on päris armas mõiste, sest me võime enda suhtes olla ka ikka väga halastamatult nõudlikud ja mitte andestavad. Nii et väga tähtis sammas elus, inimeseks olemises. Tahakski võib-olla siit edasi minnes küsidagi sinu käest, et kui me räägime sellel teemal, et andestamine iseendale on ju, et kui me saame kristlasteks, me tuleme Jumala juurde, siis me saame selle uue elu, aga samas meil on nii palju pahna selja taga. Kuidas sa nagu päriselt paned need asjad maha ja suudad ka iseendale andestada neid asju, mis sa oled võib-olla valesti teinud või sa tunned seda süüd võib-olla Jumala ees või tunned häbi asjade eest, mis sa teinud oled, et kuidas need asjad päriselt maha panna ja andestust leida? Kindlasti see sõltub nüüd teost endast, millise kaalukategooria eksimus see on. Kui need on väikesed asjad ja võib-olla vahemärkusena ma ütleksin, et mõne jaoks mõni asi on väike, teise jaoks see sama väike asi võib-olla nii suur, et seda pidi inimestena, igaüks on ise üksi Jumala ees selle oma koormaga, mis tal on. Ega see tuleb läbi minna, läbi teha, see andestamise protsess. Mõnda asja ilmselt on lihtsam ületada, mõnda teist asja selleks läheb aega ja tuleb korduvalt taas ja taas Jumala ette sa panna, Jumal, ma ei saa endale andestada, ma ei suuda endale andestada, et ma eksisin. Pluss ma olen ise nüüd mõelnud, olles aastakümneid Jumalaga käinud, et üks osa kristlase elus, mille Jumal minu arusaamist mööda kõigile toob, on ka see osa, kus Jumal tahab näha või õieti näidata inimesele, milline on patu, surma, Jumala vastasuse sügav tagajärg, ehk kui rikutud inimene üldse saab olla. Isegi ma ise olen seda mingis võtmes mingid aastad tagasi kogenud, kui ma ise ennast vaatan ja ma mõistan, et ma suudaksin väga suurt kurja teha ja see on nii kurb teadmine. Aga ma saan aru, et see sügav osadus Jumalaga, sügav elu mõistmine käibki nii, et seal on kaasas see valus teadmine, et me kõik suudaksime olla väga kurjad.
ja see on kurb teadmine ja see on isegi ühes Taaveti laulus on selline sõnapaar, inglise keeles on see, vist oli total depravity. Noh, tõlgi seda. See on nagu täielik rikutus, ülekohus, kurjus ja see eestikeelsed sõnad, noh neid peab mitu tükki ütlema, et saaks aru selle sügava kurjuse, rikutuse, ülekohtu kaalu sinna sõnade sisse, et me kõik suudaksime valida niimoodi valesti. Ja sellest läbi minnes, kas siis sellest, kui sa mõistad oma enda potentsiaalset rikutust, mis võiks olla, millest Jumal on sind juba säästnud ja päästnud, kui sa oled kristlane, või kui sa siis oled alles oma kurjuse keskel ja nutad, sest mulle on küll jäänud mulje, et ka iga kuri inimene mingil eluhetkel vaatab peeglisse, iseenda elu vaatab ja nutab oma kurjuse pärast, aga ta ei saa selle ringi pealt välja, sest ilma Jumalata ei saagi välja. Et kui seda siis on vaja taas ja taas ja taas ja taas teha, siis tulebki teha taas ja taas. Ja Jumala jaoks see ei ole mingi probleem, et kuidas sa siis ühe korraga ei saa kõike tehtud. No ei saa. Tuleb mitu korda minna ja andeks paluda. Jah, see on väga, väga huvitav nähtus tegelikult ja see, kuidas me kõik proovime tegelikult mitte pattu teha. Ja mitte eksida. Jaa, sest et ja see, kuidas olenemata sellest, kui vägevalt sa oled Jumala juures, kas sa oled väga lähedane temaga igapäevaselt juba või sa üldse ei tunne teda, kõik proovivad mitte elada patus tegelikkuses. See on päris naljakas, selles mõttes on ikka suur arm, et meil on antud see andestus ja Jumala arm uuesti proovida. Just. Et see on väga, väga suur eesõigus ja see annab meile ju tegelikult uue elu ja uue võimaluse igasse päeva, mida tegelikult nii paljud inimesed ju tegelikkuses ei tea. Aga ma küsiks sult võib-olla sellise küsimuse, et mis sinu vaatest, sa oled abipastor olnud, no ma ei tea, julge 25 aastat, tegelikult vist juba rohkem. Mis juhtub inimesega nii psühholoogiliselt kui vaimselt, kui no igatepidi, kui ta kellelegi näiteks andestab tema eksimused? Mis tema sees juhtub selle peale? Noh, mu enda kogemusest ma võin öelda, et ma saan kohe sellest vaevast ja koormast ja sellest raskusest lahti, pluss kui mina suudan andestada ja ma nüüd usun küll, et see on unikaalne, mitte ainulaadne, mitte ainult mulle omane ja selles mõttes ta on küll minu sees toimuv protsess, aga ta on tõesti kõigis samamoodi. Et kui nüüd räägime inimsuhetest ja ka suhtest Jumalasse, sest mõnel inimesel võib olla ka Jumala suunas nii hiigla suur küsimus, kuidas sai minuga juhtuda see või miks selline ülekohus minu vastu tuli ja sa Jumal ei pannud kätt ette ja ei takistanud, miks ma pidin sellises olukorras olema. See võib olla väga kibe küsimus ja see ei ole lihtne küsimus ja seda ei saa niimoodi nipsust ära lahendada, aga kui see saab lahendatud, siis see pehmus, mis inimsüda siis omandab, see soojus, see hellus, ka julgus ja vabadus, need on kõik asjad, mis käivad andestamise järgi. Inimesest lihtsalt vallanduvad kõik sellised asjad. Et väga raske on elada selle all, kui sa ei saa andestada. See loomulik olek on see, et sa saad andeks anda. Ja mis ei tähenda kunagi seda, et sa paned mustale nimeks nüüd valge, kurjusele paned nimeks, et oligi väike asi, pole hullu midagi. Ei ole nii. Tõde peab ikkagi olema tõde. Ja isegi kui me siin natukene Kristiina varem arutasime, et kui saab need väga keerulised, väga valusad asjad maha panna, milline vabadus selles on ja et see tõeline vabadus ikkagi on see, kui sa saad teisele inimesele ja ka Jumalale ja ka iseendale kõik need 3 tasandit otsa vaadata ja öelda, ma armastan sind. Aga ma sind kuulates, Kristiina, just mõtlesin, et võtame näiteks inimesed, kes on olnud koonduslaagris, läbi teinud aastaid piinamisi, kurjust, sisemiselt selle kätte ära surnud. Sellise inimese puhul kindlasti, kui ta saab oma piinajale öelda,
et ma armastan sind, see on väga suur asi, aga isegi kui ta suudab sellele piinale otsa vaadata ja öelda, et ma annan sulle andeks, see on juba üsna samaväärne. Nii et väga paljud andestamise lood sõltuvad tõesti ikkagi sellest, et mis on juhtunud. Kui suur on olnud kurjus, kui suur on olnud ülekohus, kui suur on olnud läbikukkumine, raskus, et millega tegu on. Jaa, väga nõus, mulle väga meeldis kunagi minu arust, et kas see oli meie isa, kes ütles seda või keegi teine, aga ta tõi välja sellise olulise mõtte, et vaheta vahel andeks saamine Jumala silmis ei tähenda ka seda, et kõik meiega nüüd juhtub see kõige parem, mida meie nüüd tahame, vaid lihtsalt see meie vääritud karistus nüüd jääb saamata. Just täpselt. Ja see tähendab tegelikku andestust. Ja see ei tähenda, et me oleme kuidagi väärt vähem karistust. See lihtsalt tähendab, et Jumal on nüüd olnud armuline ja me ei saa karistada. Aga sellest me peame kindlasti õppima ikkagi ja korrigeerima ennast. Sest sellel andestamisel on tegelikult mingisugune tingimus, et me püsiksime hea. Selles mõttes just tingimus, et Jumal annab meile näiteks kui patud andeks, aga selleks, et me püsiksime puhtana ju hästi, me ju peame kuidagi tema teed pidi käima edasi ka. Me ei saa ju kogu aeg lihtsalt teha nüüd edasi minna selle sama hävituse patuga, mis meid sinna andestamatusse või andestuse põhjusesse üldse ei tõi tegelikult. Ja mõni arvabki, et kristlaste, keegi just ütles alles hiljuti, et no kristlase elu ongi ju nii lihtne. Mut kui teed pattu, palud andeks, saada andeks, jälle teed pattu, palud andeks, saada andeks. Ja ega Jeesus oma jüngritele, kui nad küsisid, et noh, palju siis nagu võiks üle astuda või teise suhtes midagi viltu teha ja nii edasi. Ja see number oli päris suur, seda erinevates tõlgetes ja uuemates tõlgetes sutsuvist on lihvitud, aga see ei ole mitte üks kord ühe eksimuse eest, vaid sa ikka tõesti võid palju eksida, aga siin kindlasti teeb vahe sisse sinu südamemeelsus. Kui sa võtad asja lõdvalt, et oligi nali ja võib veel, ja tegelikult sa pärast andeks palumist sa ei kavatsegi muutuda, sa ei kavatsegi teistmoodi teha, siis suures plaanis loomulikult Jumal on armuline, ka siis, kui me ei mõista oma südamehoiakuid vahel. Ja ta igal juhul juhib meid ja ta toob meid sellesse punkti, kui me saame aru, et minu süda vajab muudatust. Ma olengi meelega eksinud mõnes olukorras. Ma just alles hiljuti avastasin lähisuhtes oma abikaasaga, midagi ma talle ühes olukorras ütlesin ja kohe, kui ma ütlesin, ma sain aru, selles oli okas sees ja mul ei olnud mitte ühte ainsatki põhjust selle okkaga seal lavale astuda. Mul oli nii kahju, ma ise kurvastasin eriliselt ja mulle jäi mulje, et ta ei pannudki tähele. Ta küll nagu korraks ütles, et et miks sa siis niimoodi? Ja ma ütlesin, et ei, las olla. Aga ma pärast ikkagi kallistasin, palusin andeks, ütlesin, et mul oli nii paha, täiesti ilma põhjuseta. Mis ei tähenda, et kui põhjus on, et siis võib okastega tulla. Seda see ka ei tähenda. Aga mis mulle meeldib Jumalaga suhtes liikudes, mulle meeldib see, et kui me õpime andeks paluma ja ikkagi igas olukorras, kus on tarvis seda teha, seda teeme, siis meie südame peale selle, et süda läheb hästi pehmeks, südame tunnistus läheb ka väga armsalt tundlikuks ja me saame sellega liialdada ka ja vahel mina tõenäoliselt olengi liialdanud, aga mulle kuidagi meeldib see puhtus, tundlikkus ja pehmus sedavõrd, et ma pigem teen seda rohkem. No kui mulle antakse märku, et kuule, ära nüüd liialda ka, et ära nüüd nii palju päris tee, siis ma ütlen, okei, palun andeks, aga et mu enda pärast ma tahan seda. Aga siin andestamise juures on üks valdkond veel, mida tasuks puudutada, on see, et mõne jaoks ta ei saa andestada enne, kui teine tuleb tema käest andeks paluma. Ja see on ka nüüd keeruline lugu, tegelikkuses peaks andeks paluma. Aga ütleme, et teine inimene on oma võrkudes kinni, oma asjades kinni, mis iganes see siis on, jonn, kangus, uhkus, ka mitte mõistmine, rumalus, seal on palju valdkondi, kui me räägime inimsuhetest.
ma olen oma elus õppinud seda ja ka suheldes koguduse inimestega, et iseenda jaoks ja see on nüüd huvitav, kuidas Jumal on inimese loonud. Kui me ei andesta teisele inimesele, me peaaegu, et kõige rohkem kannatame ise, sest meie enda süda hakkab kalestuma, kõvaks minema, kangeks minema ja kui see kestab, see protsess pikka aega, siis me võime lõpetada sellise asjaga, mis on päris paha asi, nagu vimm. Ja sellist pikaajalist, tugevat, sügavat vimma ühe inimese seest välja saada, seal on tasakaalustuseks vaja ikka pikka aega andeks paluda ja pikka aega otsida seda pehmet sooja suhet, inimsuhet. Et selles mõttes enda sees, Jumala ees, mulle näib, ja taas ma kordan üle, me ei pea siis hakkama asju valesti nimetama, et ei olnud midagi ja ma olen, näiteks perekonnas ma olen ema, et mulle võibki kogu aeg haiget teha, ei ole nii, ei või kogu aeg haiget teha. Lastele ja abikaasale tuleb ka õpetada seda, et me oleme lähedased, selles olukorras sinu käitumine tegi mulle haiget, katsu rohkem mitte nii teha. Aga kui on mingi konflikt, mingi olukord, kus teine pool ei mõista, mida ta on teinud, siis see, kellele on haiget tehtud, tema enda tervise ja südame huvides, mida kiiremini sa saad sellele teisele andestada, seda parem sul endal on. Ma olen seda õppinud, et ise oled rõõmus, ise oled vaba, ise oled terve, aga taas ma rõhutan üle, me räägime ikkagi väga erinevatest asjadest, on olemas äärmiselt jõhkrat füüsilist vägivalda, äärmiselt jõhkrat vaimset vägivalda. Võtame kas või lähisuhetes ja on teada ka, et alatihti need, kes siis kannatavad teise poole kurjuse käes, nendes võib tekkida selline valealandlikkus, võtta, et orja mentaliteet, et ei ole midagi, ma kannatan ära, ei ole, pole hullu, täna oli küll kole, aga ehk homme on parem. Me ei räägi selle koha peal, me räägime ikkagi normaalse tavaelu asjadest, mis ehk ei ole nii hirmsad ja jõhkrad ja koledad. Absoluutselt. Sa jõudsid täpselt siin teemasse, kuhu ma ise tahtsin ka tegelikult järgmiseks minna, milleks ongi juba andestamatus, sellepärast, et sa näeksid täpselt juba seda, mis juhtub inimesega selle sees. Kes ei ole nõus andestama ja kes ei ole nõus lahti laskma tegelikult ka. Aga ma küsiks nende inimeste pärast ja ka tegelikult iseenda pärast, sest et on kohti küll, kus ka mina olen pidanud minema Jumala juurde, paluma abi sellega. Aga mida teha inimesena siis, kui sa tunned, et sa ei taha anda andeks. Et Jumalana, ütleme, võib-olla isegi kristlasena sa tead, et sa peaksid. Inimesena sa näed, et sellel oleks ju mõistlik, oleks niipidi teha. Aga miski sees niimoodi jonni vastu ütleb, et ei, et mina ei taha niipidi teha. Mis sa siis teed? Eks ta jälle sõltub asjast ja see mitte tahtmine andestada, ma arvan, et see on kõigile meile tuttav ja vaata, sedavõrd tuleb iseennast ka väärtustada ja endale ruumi anda ja iseennast armastada, et katsuda maha istuda kõigepealt, et oot, mis siin on nüüd toimunud, mis on juhtunud, miks ma ei taha andeks anda. Äkki on ikkagi see teine inimene väga hoolimatult ja võib-olla ka teadlikult tulnud, ütleme, jõhkrate tanksaabastega sinu mingite õrnade kohtade peale. Et see ruum ja aeg tasuks endale võtta, sest me oleme kõik Jumala poolt loodud, targalt loodud ja me oleme hinnalised ja väärtuslikud. Et selles mõttes me ei pea üksteisega suhetes, et üks pool kogu aeg roomab ja teine rõõmustab, et mõtle, kui hästi roomab, eks. See ei käi niimoodi. Aga siis teades Jumala hoiakuid ja suhtumisi, näiteks Jeesus on rääkinud ühe põneva loo ja mind on see lugu hästi tõsiselt korduvalt pannud mõtlema. Ta kasutas selliseid tähendamissõnu või mõistujutte, et oli keegi kuningas, kellel olid erinevad alamad ja üks alamatest oli talle kuningale siis hästi suure summa võlgu.
ja kuningas hakkas nõudma, et nüüd oleks aeg võlg ära maksta, mis iganes olude tõttu tal see võlg oli siis tekkinud, aga see võlg oli nii hiigla suur, et ta oleks pidanud siis see võlgnik sisuliselt oma lähiperekonna kõik orjaks müüma ja ka siis poleks saanud võlga tasutud. Kuningal hakkas tast hale ja ta tühistas kogu selle võla ja ütles, et ole vaba ja sa ei ole mulle enam võlgu. Aga siis nüüd see, kes oli saanud oma suure võla seljast maha, koormast lahti, temal oli ka keegi võlgu ja kohe märkimisväärselt väiksema võlasumma. Aga nüüd millegipärast tema sees siis, tema see isekas pool tõstis pead ja ta ütles oma võlgnikule, et marss olgu makstud ja muidu teen sulle seda, teist ja kolmandat ja panen kõik su lähedased vangi ja mul on seda raha nüüd vaja. Aga seda nüüd ümbritsevad ülejäänud õukontsulased, kaastegelased märkasid ja rääkisid kuningale. Ja selle peale kuningas võttis selle, kes oli siis saanud hiigla suure võla korda ja pani ta vanglasse, piinajate kätte ja ütles, et oled siin nii kaua, kuni sinu hiigla suur võlg on tegelikult tasutud. Umbes nii see lugu oli. Ja mind on see just nende kohtade peal, kus ma ei taha andestada. Selles mõttes mõtlema pannud, et kui mina ei andesta, ma olen juba kohe piinajate käes. See, et ma ei andesta, on minu sees juba piin. Ma ei või olla. Mind vaevab see, et miks ma ei taha andestada, siis mind vaevab see, kuidas sellist kurja mulle tehti, ma muudkui analüüsin seda, mu mõttekäigud, mu emotsionaalne ringlus, kogu aeg käib selle ümber ja see on nii piinarikas. Ja kui veel mõelda sinna taha mingi jumala standard ja veel pikem piinamine, ma ei taha sellest osa saada. Nii et ma selles mõttes, sõna otseses mõttes kutsun ennast korrale ja kui sellest ei piisa, siis ma lähen Jumala ette. Jumal, palun aita, et ma suudaksin andestada. Palun tule mu südamele appi, ma tahan andestada. Ja mõneski olukorras, mõnegi asja suhtes, mis on olnud minu jaoks mingite joonte ületamine, keegi on minu jaoks ikka ristipõiki kõigest üle sõitnud. Mul on läinud pikalt aega, et sellest jagu saada. Ja pluss ma olen hakanud ka mõnes olukorras, mida võib-olla noorena ma sedavõrd kas ei söandanud teha või ei osanud teha või ei saanud teha, ma olen hakanud ka selle inimesega kontakti võtma ja rääkima, sest ma olen huvitatud selle inimesega suhtlemisest. Ja olen küsinud, läinud, selgitanud oma poolt ja küsinud, et miks sa nii tegid, et see tähendas mulle. Aga võib-olla mul tasuks tuua üks mu oma elust üks päris mage näide, kus mina suutsin kellegi jooni ületada, ilma et ma seda oleks teadnud. See oli üks konkreetne olukord ja ma ei taha olla nüüd piisava liiga täpne, aga ma ühe inimese, sedavõrd täpne ma saan olla, et ühe ema lapsega vestlesin, palusin teda mingis olukorras appi ja pakkusin talle seda, teist ja kolmandat, ilma et ma oleksin selle emaga ennem konsulteerinud. Aga minu kaitseks räägib see detail, et see laps oli 18-aastane. Aga see ema haavus. Ja nii pahasti haavus, et meil isegi oli korraks sellest juttu, ma olin väga üllatunud ja ütlesin, et oi, ma ei teadnudki, et ma arvasin, et see täiskasvanuks saamine on üks joon, kus väiksema lapse puhul loomulikult ma olen kõigepealt ema juurde, ma iial ei astu sellest joonest üle, aga täiskasvanu puhul ma võtan teda täiskasvanuna ja küsin, et kas sulle sobiks. Okei, aga selle ema jaoks see ikkagi oli nii valus lugu ja aastad läksid, kohe terve ports aastaid ja meil tekkis uuesti mingi kokkupuude ja tundus, et kõik on hästi, aga natuke tundus, et nagu ei ole ka. Ja ükskord ma võtsin selle emaga ühendust, ütlesin, et kuule, lähme natukene, räägime juttu, et mulle tundub, et meie vahel on miski asi. Ja siis ta ütles, et jah, see sama asi. Ja vot siis ma olin küll vapustatud ja ma mõtlesin, et kullakene, sa oled aastakümneid selle käes olnud.
mis su süda selle peale küll on teinud. Ja siis ma küll võib-olla selles varasemas vestluses ma tema jaoks piisavalt ei palunud andeks. Äkki see oli tema jaoks niisugune kerge, et anna andeks, ma ei mõelnud seda nii. Nüüd ma palusin kogu südamest andeks. Ja ta vastas mulle, et ja küll ma panen su andeks palumist tähele, aga ma ei tea, kas ma suudan sulle andestada. Ja mul on, ja kui ma saaksin neid detaile rääkida teile, siis te võib-olla imestaksite ka ja mul on sellest emast, mul on siiralt kahju. Mul on tõeliselt kahju, sest ma kujutan ette, et aastakümneid seda kanda, aastakümneid me ju suhtlesime niimoodi distantsilt ikka ja mul on tõeliselt kahju. Ja võib-olla ma peaks selle ema pärast veel korduvalt Jumala ees seisma ja lihtsalt paluma, et tule appi Jumal. Ja äkki on midagi, mida ma veel saan selle ema heaks teha. Nii et vahel on elus ka sellised lood. See on päris kurb tegelikult. Jah, see on kurb lugu. Ja, sest see on täiesti omaette peaaegu, et nagu vangla. Ja ongi. Ja nii nagu selles Jeesuse tähendamissõnas ta ju ütleski, ma panen su vanglasse ja sa oled piinajate käes ja sa oledki täiesti vanglas ja oledki piinajate käes. See on päris kole olukord. On küll. Aga vaata, kui Jeesus ütleb isegi meie isa palvest, ütleb, et anna meile andeks meie võlad nii, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, eks ole. Et seal on üks asi, teine asi on tegelikult seotud mingite, sinu enda andestus ja andeks saamine on seotud ikkagi sellega, kui aldis sina oled nagu andeks andma ka teistele. Ja võt see on tegelikult minu jaoks ka olnud üks nagu kohutavalt suur võti, kus sa nagu tõesti sa unustad ära selle, et ka Jumal vaatab sind nii nagu sina teisi. See on selles mõttes see on meeletult keeruline, sellepärast, et kui sina ei ole siis nagu nõus täis vabadust andma kõigile teistele, küsimus on, kas sulle antakse seda siis niimoodi ka? Just, ja selles mõttes see on hea, mis sa ütlesid, andestamisega, sa lasedki ju teise vabaks. Mine, ole vaba, ole rõõmus, ela rõõmsalt oma elu, mitte ei hoia ka teda kinni, sest kuigi teise inimese elus praktikas see ei pruugi toimida, aga omal kombel, kui ma ei andesta, ma hoian teda kinni. Kas andestamine tähendab ka seda, et sa oled nõus samadesse mustritesse, mille käest sa oled kannatanud tagasi minema? Või kas on ka niimoodi olemas, kui sa saad mu küsimuse mõttest aru, et kas on selles mõttes, et on ju ka olemas võimaluse selles, et nii mõnigi kord sa saad korralikult haiget ja sa pead andeks andma, edasi liikuma, aga ka niimoodi, et sa ei pea enam sinna kohta minema, kus sa oled haiget saanud. Just, sina ise ju vabaned, sina ise arened, kasvad, muutud sisemiselt tugevamaks ja ka armastus, see armastus, millega sa armastad Jumalat, teisi, iseennast, see muutub ka kindlamaks. Näiteks ma olen imestanud ühte asja, selles Efesose kirjas 3. peatükis on palve, kus Paulus palub, et nõtkutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid ja nagu see läheb. Ja siis ta muu hulgas ütleb, et Jumal, et sa oma aurikkust mööda annaksid meil saada tugevaks seesmise inimese poolest, et Jeesus usu kaudu meie südames elaks. Ma korduvalt lugedes seda, ma mõtlesin, et miks pean mina olema seesmise inimese poolest tugev, et Jeesus minu südames saaks elada. Kas ta siis, kui ma olen nõrk, ei ela või, eks ju? Sest sinu nõtruses ju saab tema tulemeisi väheliseks. Just täpselt, jah. Aga vaata, andestamine on üks osa sellest protsessist, mis teeb mind vabaks, tugevaks ja väga kindlaks. Ja see on see tugevus, sest selles mõttes Jeesus tõesti ei saa elada minu südames, kui ma olen selline kõikuv, vahel nii, vahel naa. Okei, täna ma usun, et ta elab mu südames, küll on hea ja kõik toimib nii hästi, aga ma ei tea, homme sajab vihma ja mul on meeleolu paha ja ma ei tea, kas ta ikka elab minu sees ja saate aru, ma muidugi utreerin, päris nii vist ei ole, aga ütleme see meelekindlus ja see tugevus, mis meie sisse niimoodi tekib ja andestamine ja andestuse palumine, andeks palumine ka, need on selle ühed sellised protsessi osad. Nagu ma ütlesin, osa armastusest on nii andeks palumine kui ka andestamine. Kindlasti. Ja ma mõtlesin andestamise tegude peale ja andeks palumise tegude peale. Mul järsku tuli meelde Jaakob, kui ta oli oma vennaga
tõelises tülis ja noh, seal olid ikka suured asjad vastakuti. Siis, kui ta oli tagasi minemas oma koju, tal oli kaasas tema pere ja kõik saavutatud karjad ja varandused, mis tal kõik oli, siis ta saatis oma vennale Eesavile kingitusi. Ta saatis mingid karjad koos teenritega ja ütleski kohe, et öelge, et ma tahan kingitusi tuua. Et teinegi kord sellele andestamise ja andeks saamise protsessile võivad kaasa aidata mingid heateod. Ütleme, et inimene, kelle suhtes sa oled rikkunud midagi tema jaoks või sa teed midagi head talle lihtsalt, et teda rõõmustada. Ja seda ei peaks halvustama või halvaks panema, et noh, tegid mulle nii haiget, nüüd tuled siis mingi lepitusega. Me kõik eksime ja sageli on ju niimoodi, et kui keegi minu vastu, sinu vastu eksib ja sa oled niisugune turrisokkaline ja ei hakka mingid muud asja, ma tahangi niimoodi olla, üldiselt siis sa varsti eksid samamoodi. Ja andku Jumal siis silmi näha, et oi, ma eksin ka ju samamoodi. Et selles mõttes need sellised heateod või kingitused või lepituse otsimine mingil kombel, need on päris head. Ja ka selline asi võib toimida, näiteks ütleme, et on mingi suht lähedane suhe ja miski on läinud niimoodi lugade peale, et no ei saa edasi, mis siis teha? Siis võib kahekesi otsustada, et tead, hakkame koos selle asja pärast palvetama, kui inimesed on nii piisavalt küpsed vaimulikult, et nad suudavad seda teha ja siis saategi regulaarselt kokku, mina olen niimoodi saanud kokku ja me oleme Jumala ees, Jumal, tule meile mõlemale appi. Me tegelikult tahame suhelda, aga meil on siin mingi asi, on üle ääre läinud, üle piiri läinud, miski on vales nihkes, et tule meile appi, et me saaksime tegeliku armastuse suhte kõige paremas mõttes. Ka abielus muide, kui on olnud värskelt väga, väga valus koht või mõni päev no lihtsalt kisub, pisidetailid üksteise järel kisuvad, no täitsa võimatu. Ka sellele täiesti ühel meelel astuda vastu, et kuule, meie oleme ju siin ühel leheküljel, see muu asi on teisel leheküljel, mitte meie ei ole 2 erinevat lehekülge või poolt, on ju. Nii et ka see on üks viis, kuidas suhetesse tuua rahu, hingamine, normaalsus. Kas sul oleks midagi soovitada just näiteks lähisuhete abielu kõige selle kontekstis? Muidugi on ju hea andeks paluda ja andestada, aga parim andestamine, ma arvan, et oleks tegelikult ju ennetamine. Et mida sa soovitaksid selle jaoks, et inimesed oleksid võib-olla üksteise poole rohkem sätestatud niimoodi, et nad pigem ennetaksid üksteisele valu tegemist, kui pidevalt tagantjärgi andestust paluvad? Ja, siin aitaksid näiteks just lähisuhtes ja võib-olla ka mõnes kaugemas suhtes teatavad kokkulepped. Näiteks abielupaar, kui ikkagi mingi asi kogu aeg häirib, noh ütleme, et ühel poolel on harjumus mingil kombel rääkida ja see kogu aeg häirib, siis lihtsalt tuleb see jutuks võtta, kui see, kes on häiritud, ei saa sellest jagu ja mõnes olukorras tuleb endale ka öelda, et see on pisiasi, ära tee välja, ütled ise endale. Ei ole vahet, kas on nii või naa. See on nii. Aga kui on mingi kogu aeg korduv olukord, siis see tuleks jutuks võtta ja öelda, et tead, mind see asi väga häirib. Et kas me saaks nii teha, et sa hoiaksid siin joont ja ühtlasi pakkuda ka teisele poolele, et kas sul on ka mõni asi, mis sind häirib, et teeme siis, me oleme ju võrdväärsed partnerid. See on üks viis kokkuleppeid teha. Teise viisi ma ka juba nimetasin, tasub eneseanalüüsi ka teha, et kas ma räägin nüüd universumi suurusest probleemist või ma räägin tolmukübemest. Et võtame nüüd asja rahulikult, et millega siin tegu on. Et selles mõttes see ennetamine on hea asi ja hea on, kui suhtes on motiveeritus teineteisega arvestada. On ju? Seegi on armastuse üks pool, et ta on nii armas, ta on nii kallis ja ta on siin minu kõrval. Ma ei taha kogu aeg, kui ma nimetasin ennem neid okkaid, ma üldse ei taha,
et mu jutus oleks seda tüüpi okkad. Mul võib olla mingi muu värske vürtsikas asi suhtesse tuua, aga mitte see pahatahtlik okas. Mitte see halvustav pahatahtlik. Nii et jah, saab ennetada. Ma just mõtlen näiteks peresuhete peale, et ma arvan, sa kirjeldasid väga hästi, mida teha nendes olukordades ja noh, peresuhted ongi nagu ehe näide sellest, et kui keegi on sulle haiget teinud, ja ta jätkab oma mustrit samamoodi, aga sa ei saa ära minna. Noh, näiteks teismeline poeg või tütar on ju, 4-5 aastat elab oma siuksed hood läbi, võib sulle iga päev midagi kohutavat öelda, vastikut öelda on ju, või lapsevanemad lastele on ju, samamoodi on ju. Ja ma just mõtlen, et meie peres oli küll, kui mina olin teismeline ja mu vend, et me ikka olime oma vanematele ikka korralikuks selliseks kannatlikkuse kiviks. ja ma mõtlen, et oli nii palju uste prõmmutamist, nii palju sõna ütlemisi, mis haiget tegid tegelikult ja kuidas tegelikult vanemad väga kannatlikult läksid läbi sellest, on ju, ja sa lasedki nagu mingi aja mööda, sest vahepeal inimesed käivadki erinevatest mingitest raskutest läbi, on ju, kes võitleb depressiooniga, kellel keegi lähedane suri ja ta käitub hoopis teistmoodi, kui ta varem käitus. Ja ta on isegi üllatunud, et mis nüüd minuga toimub. Täpselt. Ja ta peab järsku nagu õppima muud moodi olema ja siis sa peadki kuidagi kannatlikult sellest läbi käima ja mulle väga meeldis see, kuidas sa ütlesid, et peab ka abielusuhetes moodi ausalt üksteisega rääkima nendest asjadest. Ja meil oli ka peres see, et isegi kui sa prõmmutad uksi või ütled midagi, et siis me alati tulime ütlema, et mis see tegelik põhjus oli, miks me käitusime nii ja tulime andeks paluma. Ja ma tahtsingi, et seda eraldi veel nii-öelda lauale panna, et sedavõrd me ka vastutame suhetes kellega iganes, et me oleme ehtsad. Teatud hulga asju saab alla neelata, ära kannatada, loota, et paraneb, aga teisele poolele, kui me räägime näiteks lähisuhtest, tuleb ka ausalt anda seda tagasisidet, et tead, see asi tegelikult on mind kogu aeg häirinud. Ja see vastutus, see on tõesti vastutus, sest mõnigi kord on võib-olla isegi lihtsam alla neelata, ma ei taha hakata seal jälle sorima, see on niisugune, see teine ja kolmas. Aga mingites kohtades tuleb see ikkagi läbi sorida. Ja ma mäletan, et meie peres, kui lapsed hakkasid juba olema siuksed, et nendel olid omad arusaamad, omad arvamused, üks asi, mida mina küll emana üritasin, ma ei lubanud lastel kakelda. Nii palju, kui ma juures olin, ma ei lasknud. Ma ütlesin, et ei kakle, kohe palute andeks. Oi, kuidas see andeks palumine. Mõnel oli lihtne, mõnel oli kohe lupsi, palun andeks. Teisel oli nii, et õhtuks tuli see palun andeks, sest tema meelest ei olnud see koht, et andeks paluda. Et teatud mõttes ma sundisin meie lapsi selleks, aga ma lootsin, et nad lihtsalt õpivad ära, mismoodi see käib ja et tegelikult on seda lihtne teha. Mina sain aru, et see tõeline andestamine kuidagi minu elus tuli esile siis, kui ma tulin päriselt tagasi Jumala juurde. Ja ma sain aru, et ma suudan nagu tegelikult ja täielikult inimesele andestada nii, et ma näen teda teistpidi ainult läbi selle, et Jumala vaim elab mu sees. Ja see on midagi nagu nii hämmastavat. Ma ei tea, kas sa oled kogenud midagi sellist? Ja, mina alati, kui kellegagi mingi asi on, siis ma motiveerin sõna otseses mõttes iseennast. Kui on näiteks mõned inimesed, kellega kuna Jeesus küll ütles, et korduvalt tuleb andestada, aga teinekord meil saab jaks otsa, kui mõni inimene, ütleme, et ta ongi kogu aeg teravate ütlemistega. Siis sa hakkad iseennast ka ühel hetkel kaitsma ja sul tuleb see kaitsereaktsioon. Ma ei taha igapäevaselt kogu aeg neid mõõgapisteid ja sellised asju läbi elada. Ma saan aru, et sul on raske, aga ma mõni päev olen ka väsinud ja ma lihtsalt hoian eemale, sest ma ei tea, kust see mõõg täna tuleb. Siis ma nendes olukordades olen õppinud ennast motiveerima sellega, et ma mõtlen, et Jeesus, mina olen sinu oma, aga tema on ka sinu oma. Sinu pärast Jeesus. Ma proovin siit ikkagi edasi minna. Ma proovin ära kannatada või siis vähemalt anda tagasisidet, et tead, sa ütlesid jälle niimoodi, et see oli minu jaoks ikkagi tungis mul täitsa mõõgapistena. Et selles mõttes, nagu sa ütled, et jah,
selles uues olemises, Jumala vaimus, niimoodi on see ikkagi tegelikult võimalik. Aga mis sa arvad, kas Jumal saab kõike andestada? Ükskõik, mis sa teinud oled, Jumal saab andestada? Ma arvan, et ta saab. Piiblist tuleb ikkagi selline sõnum, et Jumal andestab absoluutselt kõik, aga tal on omad viisid, kuidas ta meid õpetab, kuidas ta meid vormib. Kui me näiteks loeme Vanast Testamendist, kuidas ta kohtleb Iisraeli ja Iisraeli rahvast. Muidugi ta andestab ja muidugi Iisrael on tema Jumala südame selline eriline armastus, aga see, millisel hulgal Iisrael saab karistatud selle eest, oma südamekanguse eest, oma Jumalat mitte tahtmise eest või kõige selle eest, see on üks pikk distants, mille Iisrael peab ikkagi läbi käima. Et selles mõttes see ei ole nii lihtne ja ühene, et me räägime siin suurtest asjadest. Loomulikult, meie onu Mattis ütles kunagi väga kõnesti selle peale, et Jumal andestab, aga see käib kõik kuidagi proportsionaalselt. Ja see tasu või lõiv peab kuidagi olema proportsionaalne samamoodi. Ja ma mõtlengi selle peale, et ka röövel ristil sai Jeesuse käest andeks, ta sai Jumala kuningriiki ja ta sai andestust, aga ta kandis oma karistuse ristil ikkagi. Just, või kas või needsamad piiblilood, viitasin Jaakobile, Eesavile. Eesav ju ka nuttis kibedasti, ta kahetses, mille ta oli ära andnud ja ta kindlasti sai Jumalalt andeks, aga ta ei saanud seda enam tagasi. Või näiteks Juudas, kes andis Jeesuse reetis, kuidas ta nuttis ja kahetses. Ja me ei tea, meil ei ole lõpuni kõike räägitud, mis edasi tuli. Ta läks ja tappis ennast. Et selles mõttes need teod on ikkagi teod. Need on tõsised asjad. Ma arvan, et nagu kõigile on see andestus olemas, aga mõned inimesed ongi oma südame lihtsalt mingite tegudega teinud nii kõvaks, et nad ei suuda ära tajuda, et see on Jeesus. Nagu näiteks see teine röövel seal ristil on ju, tema ei tajunud ära Messiat enda kõrval. Ja ühe täpsustuse ma pean ikkagi ka veel tegema. Jeesus ise ütleb, et kõike antakse andeks, mida inimene teeb Jumala vastu või Jeesuse vastu, aga pühavaimu vastu tehtud pattu ei anta andeks. Ja siin on mõeldud just seda, et paljud kristlased kardavad, aga äkki ma olen teinud seda andestamatut pattu ja eksinud pühavaimu vastu. Siin ei mõelda sellist asja, vaid mõeldakse teadlikku eitamist, teadlikku pühavaimu eitamist ja mingil määral rahvajuhid, variserid, kirjatundjad Jeesuse eluajal seda tegid. Ja ma ei tea, mismoodi nad Jumala kohtujärje ees seisavad. Seda ma ei oska veel öelda. Aga see nüüd oleks üks täpsustus, mis vajas tegemist. Aga see on teadlik kurjus, teadlik valik, sa tead, millega tegu on ja siis ütled, nii ei ole. Et see on nüüd tõsisem asi. Aga kas sul on mingisugune lõpumõte siia vaatajatele, kes tegelevad andestamatusega või on selles andestuse protsessis sees, et mida sa neile ütleksid? Ma tahaksin neid selles mõttes julgustada, et üle korrata, et ülekohus, kurjus, ebaõiglus on täpselt needsamad. Ülekohus, kurjus ja ebaõiglus. Neid ei pea ümber nimetama ja kui sinu vastu, armas vaataja, kuulaja, on niimoodi eksitud, siis sa ei pea seda ümber nimetama. Jumal ka ei ütle, et pole midagi, mitte kunagi. Ta ütleb ikka, tõde on tõde ja vale on vale ja kurjus on kurjus ja headus on headus. Aga miks Jumal on lubanud sinu ellu tulla nendel kurjadel asjadel? Seda aja jooksul Jumal ehk avab sulle, aga tänases päevas sul on ainult üks tee. Sul on see tee, et sa lähed Jumala ette ja tõstad oma südame Jumala ette ja palud, et Jumal lihtsalt aitab sind. Ja see viis, kuidas Jumal meid aitab nendes ülirasketes asjades, ülivalusates olukordades, ülikeerukates olukordades, see on parim viis. Ja seal on alati väljapääs, vabadus, hingamine ja armastus. Aamen. See oli väga hea mõte. Aitäh. Aitäh.
ja aitäh teile, armsad kuulajad ja vaatajad ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine osa.